No tšau, mu väheke tõbine, aga mõtlesin, et tulen räägin teiega ikkagi natukene. See on selline meditatiivne monoloog, mõtisklemaks, niisama lihtsalt mõtiskleda. Oota, mida sa tead nagu päriselt, nagu kui sa võtad nagu mida ma tean, mis asi see on, mida ma tean? Öeldakse, et nii-öelda tõde on siis vahetu kogemus ilma siltideta, ilma sümboliteta. Ütleme, et see, mis sa enda ümber näed, võtame näiteks selle, jah, mis asi see on, mis on tõde, nagu kui ma näitan sulle, mis on sellest tõde. Mõni võib öelda, et see on küünal, jah, mõni võib öelda, et see on küünal. Küünal on siis mentaalne projektsioon selle asja peale, aga mis asi see on, seda me ei tea. Aga tõde on see, et siin midagi on, vähemalt paistab midagi olevat, sellel on oma kuju ja värv. Ja. See on nagu tõde, seda me teame. Aga mida sa näiteks enda kohta tead? Mida sa enda kohta tead? Põhimõtteliselt kõik asjad, mida sa enda kohta tead, ei ole sina. See ei ole sina. Me võime teada mingeid iseloomuomadusi, jah? Aga iseloomuomadus ei ole mina. Nagu sina ei ole iseloomuomadus. Või kui sa võtad, või et sa tead, et sa oled keha, et sul on keha, järelikult sa ei ole su keha. Või kui sa tead, mis sulle meeldib või mis sulle ei meeldi, siis need meeldimised ja mittemeeldimised ei ole sina. Oled sa püüdnud aru saada, mis asi sa oled? Nagu kui see nimi, ja kui nimi sa tead, et sul on nimi, järelikult sina ei ole nimi. Niimoodi järjest nagu elimineerida neid asju, mis sa pole, jõudmaks siis lähemale, mis sa siis päriselt oled. Nagu mis asi sa oled? Oled kunagi saanud kontakti sellega, mis sa päriselt oled? Mitte, vaata, üks on see mentaalne pool, mis proovib aru saada, teine on siis see kogemuslik pool, olen. No see on lihtsalt oled. Ja. Aga miks on raske lihtsalt olla? Nagu, miks on saada raske sellega endas ühendus? Miks see keeruline on? Endaga ühendus saada. Sellepärast, et mõistus tahab, mõistus tahab, niipea kui tekib tahtmine, tekib tegu ja olemisest endast lahti ühendamine. Ja. Tahan. Aga proovime korraks niimoodi, et sa ei taha mitte midagi. Nagu lihtsalt hetkeks, kas või pane silmad kinni, proovi, ära taha, lihtsalt istud ja hetkeks lihtsalt, okei, ma ei taha mitte midagi. Nii, ma korraks ei taha mitte midagi. Proovi, mis saab, kui ma ei taha mitte midagi? Mis siis juhtub, kui ma ei taha mitte midagi? Ma ei taha, et mul mõtted tulevad ja ma ei taha, et mul mõtted lähevad, kui mõtted lähevad, ma ei püüa kontrollida seda, ma ei taha kontrollida mitte midagi. Nagu lihtsalt hetkeks korraks lihtsalt ei taha kontrollida mitte midagi. Kõik on korras, hetkel on kõik korras, nagu kusagilt ei sügele midagi pole vaja, nagu korraks täiesti tühjaks saada.
nagu kõik kihad korraks ära kaotada ja lubada lihtsalt kõigel liikuda nii, kuidas ta liigub. Nagu kõik mõtted, kõik tunded, kõik emotsioonid, kõik helid, kõik impulsid, mis sul võivad tekkida. Lihtsalt lasen olla. Ei sega, ei püüa vahele segada nagu ühegi sooviga või ühegi tahtega. Mitte millegile. See jääb alles nagu selline vaikus. Jääb alles nagu selline asi, et ma olen olemas. Nagu see on fakt, nagu miski on siin olemas. Midagi siin on igatahes. Aga kui sa nüüd proovid kirjeldada nagu, mis alles jäi, nagu mis sa oskad nüüd enda kohta rääkida. Sa läksid nüüd kogemuslikult olid olemas või kohal, mis alles jäi, mis jäi alles. Kuidas sa kirjeldaksid seda fenomeni, mis alles jäi? See oled sina, kes alles jäi, aga mis omadusi sa sellele panna saad? Müsteerium. Täielik müsteerium. Mõistus ei mõtle mitte kunagi välja meie nii-öelda päris olemust. Me saame ainult olla see enese avastamise retk või enda nagu tuuma tundma õppimine intellektuaalselt tähendab, ta jookseb tupikusse. Mõistus ei suuda kirjeldada seda, mis jääb alles siis, kui mõistus maha rahuneb ja ei soovi midagi, ei taha midagi, ei püüa kuskile minna, mis jääb alles. Nagu mõistusel on seda raske nagu, mõistus ei tahagi anda üldse seda pausi, et sinu olemus nähtaval hakkaks tulema või sa oma olemusega sügavama kontakti saaksid teha. Mõistuse jaoks on see surm. Teine asi, hea ja vaata üks asi veel, ootustega ma märkan, et käib kaasas hirm. Ja, ootustega käib kaasas hirm. Vaata, aga kui me oleme kontaktis selle tundmatu maaga, selle müsteeriumiga, mis me oleme nagu, kui me oleme sellega kontaktis, see on nagu teadmata selline, teagi, kuidas seda seisundit nimetada, mitte teadev seisund. Selline, et kus sa ei tea mitte midagi, nagu sa ei tea mitte midagi. Sa püüad nagu aru saada, mis sa oled või kes sa oled, aga sa ei tea mitte midagi. Lõpuks jooksed tupikusse, et sa ei tea mitte midagi. Sa ei tea, et on selline seisund, kus sa ei tea mitte midagi. Meie mõistus arvab, et ta teab, aga tegelikult kõik siin maailmas on üsna kaootiline, et me ei tea. Me ei tea, mis homme saab. Meil on mingisugused ootused, aga me ei tea tegelikult. Mõni inimene võib öelda, et ma tean, kes ma olen ja kuhu ma liigun. Mida ta tegelikult ütleb, on see, et
ma olen mõistus on oma psühholoogilist poolt tundma õppinud või arvab, et ta teab seda psühholoogilist poolt ja oma keha. Ja tal on mingisugune eesmärk. Tõenäoliselt mõistusel on mingisugune eesmärk. Ja siis ta tuvastab ennast mingisuguse rollina ja tekib selline tunne, et ta teab midagi. Tegelikult sa ei pea mitte midagi nagu teadma, põhimõtteliselt ei pea mitte midagi teadma, nagu mitte midagi ei tea, mitte midagi ei pea teadma. Ma hakkan aru saama. Midagi, kõik laabub, kõik läheb nii nagu läheb, sa ei pea mitte midagi teadma. Kui on vaja midagi teada, siis sellel hetkel tuleb täpselt õige mõte või õige teadmine, mida sul sellel hetkel on vaja teada. Ülejäänud aja võib olla mitte teadvas seisundis. Kus sa ei tea? No sa ei tea, no mõtled, et sa tead, et sa homme ärkad üles, no äkki ei ärka, noh. Sa mõtled, et sa tead seda. Sa mõtled, et sa tead, et mis iganes sul selle turvatunde pakub. Sa mõtled, et sa tead seda. Aga see illusioon võib väga lihtsasti puruneda. Ja ma arvan, et praegu võib-olla maailma ongi nagu selline ekstreemne teadmatus nii-öelda tabamas, kus inimesed saavad nagu tunda seda mitte teadmist. Ja. Ma ei tea, kust, no mis iganes, no ma ei tea, kust mul järgmine söögikord tuleb, ma ei tea, kus ma täna öösel magan, ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea, kas homme tuleb sõda, ma ei tea. Ma ei tea, kas mingi meteoriit võib tabada, ma ei tea. Ma ei tea. Me mõtleme, et kui me loeme raamatuid hästi palju, et siis meil on mingisugused asjad läbi loetud, et siis me teame midagi. Tegelikult väga palju ei tea ja väga palju mõnes mõttes palju rahulikum on olla, kui ei tea midagi. Päriselt. No ei tea. Mis me teeme nüüd siis? No ei tea. Ma ei tea, mis mulle või kellelegi teisele vaja on. Ma ei tea, mis keegi peab tegema. Ma ei tea, mis mina pean tegema. Ma ei tea. Tähendab, ei tea. Nagu ekstreemteadmatus. Aga samas kõik saab tehtud, mis on vaja, kõik saab toimuma. Ilma, et sa peaksid midagi teadma. Hästi palju juhib meie elu mõistus, nagu mõistuse kontroll. Ma arvan, ja see on ka üks põhjus, miks inimesed nii lahti ühendatud on või oma päris olemusest või oma sügavamast olemusest, et me kollektiivselt püüame mõistusega neid asju siin maailmas kontrollida. Aga me tekitame sellega karmat ainult. Kui mõistusega, ehk siis see tuleb eelkõige puudusest ja hirmu tundest.
What loomad ei näiteks metsas, neil pole mõistuse kontrolli. Nemad on kontaktis endaga. Aga mõistuse kontroll, mõistus siis tekitab eraldatust ja eraldatust. See on nagu mingi loor tuleb vahele. Iga väiksemgi nagu mõte tekitab sellise loori vahele. See on nagu mõeldakse, et see on nagu hästi maskuliinne mõistusega kõike nagu peab kontrollima kõike. Aga ma ei tea. Nii palju uurimist ja nii palju nagu seiklusi, nii palju õppimist ja siis jõuad kohta, kus ei tea mitte sittagi. Lõpuks jõuad kohta, kus kõige lihtsam on mitte midagi teada. Pole vaja teada midagi. Mis ma siit kaasa võtan? Kui see elu läbi saab, mis sa võtad siit kaasa? Sa lugesid seal, ma ei tea, viimses reliikvias või ma ei tea, mis iganes sa loed või ei võta ju kaasa mitte midagi nagu sellist. Ma arvan, et kui kõik öeldud ja tehtud, siis loeb meie teaduse kvaliteet on kõige olulisem, mis me oleme saavutanud. Et see määrab ära, mis järgmine kord saama hakkab. Noh, kui nagu see tähendab, milline järgmine nii-öelda siis kehastus tuleb. Mitte see, kui palju ma midagi tean, nagu palju ma mingeid asju tean. Mis mu sagedus või teadus on, nagu see määrab ära, ma arvan. Aga ma ei tea. Jah, ma arvan. Ma ei tea. Vaata, palju vähem tülisid on ka, ma arvan, inimestega siis, kui sa ei tea. Vaata, ei ole armunud ühtegi ideesse konkreetselt, ei ole teinud seda nii enda omaks, et peab nagu hullult kaitsma või väitlema. See on nagu üli hea koht. Kui sa näed asju palju selgemalt, kui sa ei tea. Nagu see palju selgemalt on asjad näha, kui sa ei tea. Oled selles ei tea kohas endas. Keegi tuleb, sa ei tea, mis Trump või Donald Trump, sa ei tea, mis Donald Trump tegi, oi. Siis ma ei tahagi teada, mul ei ole vaja. Mõni võib-olla hakkaks kaitsma. Mõtlen, niipea kui tekib, kui sa enda peas annad mingisuguse hinnangu, lood sa kohe vastupidise asjaga. Kui sa ütled, et miski on hea, siis sa automaatselt lood ka halva.
aga kui näha kõike neutraalselt, et ma ei tea, mis on hea ega halb, siis on palju rahulikum. sa ei pea kaitsma midagi, mingit ideed, siis ei teki mingit vastandumist. kui sa tahad, et maailmas oleks võimalikult vähe halba, siis kaota ära kõik hea enda jaoks. vot, kõik head.